Tavaliselt, kui on rododendroniga hakkab mingi probleem tekkima, siis tullakse ikka aianduskeskusesse oma lehtedega. Mul on siin ka nüüd praegu 3 lehte. See leht on täiesti normaalne rododendroni leht, selline tumeroheline, ja kui teil rododendroni leht näeb selline välja, siis teil ei ole põhjust muretsemiks, teie rododendroni tervis on kõik hea. Siis selline leht, millel hakkab tekkima selline nagu võrgumuster peale, leht on nagu kollaseks läinud. See näitab seda, et teie rododendroni mullal on pH siis liiga kõrgeks tõusnud, ehk siis muld ei ole enam happeline. Ja sellisel juhul ei aita midagi muud, kui te kaevate selle rododendroni välja ja istutate uuesti siis haputurba sisse. Et igasugused sidrunveega kastmised ja igasugused sellised trikid, mida mõni on teinud, need ei aita ja need pigem teevad taimele kahju kui kasu. Et sellisel juhul, kui leht hakkab selliseks minema, tuleb rododendron ümber istutada. Ja 3. tüüpi lehti on siis sellised, mis on siis pruuniks muutunud ja võib-olla kuskilt on veel ka siis sellist rohelist näha. See on nüüd tavaline selline varakevadise päiksepõletusega siis kahjustada saanud leht. Et kui teil on sellised lehed, siis on 2 asja. Peate vaatama, kas teie rododendron nüüd siis sellise liiga päikselise koha peal, et kas siis istutate teda varjulisemasse kohta. Kui see võimalik ei ole, siis te peaksite järgmisel kevadel taime varjutama varakevadise päikse eest.